Tervist kõigile, ma olen Stanislav ja ma olen filmimise ja animatsiooni õpetaja. Tänases tunnis vaatame, kuidas After Effectsis tänu JavaScripti koodile on võimalik teha siukene MacDocki efekt. Loogika on siukene. Liigutades hiirt ikoonile lähemale, ikoon ise pop-upib ja viimane ikoon lisaks pop-upile ka rotate'ib. Ehk siis teie peate tegema seda kõikide ikoonidega, et nad pop-upivad ja samamoodi rotate'ivad. See rotation peab olema silmaga märgatav, mitte niimoodi, et see rotate'ib mingi 0,1 kraadi, siis ülesanne pole arvestatud. Hinne jaguneb siis 2. Kui pop-up animatsioon on tehtud, siis see on 1,5 ja kui lisaks sellele on ka lisatud rotation, kus on siis õige skript, siis see on pluss 3,5. Kui mõlemad on tehtud, siis on võimalik saada 5. Kõigepealt peate alustama sellega, et netiavarustes leiate Maci ikoonid või siis joonistate need ise. Ja seejärel alustate koodimisega. Selleks, et üldse aru saada, kuidas me hakkame seda koodi kirjutama, siis peaks vaatama võib-olla lõpust, ehk siis kõige tähtsama koodi reale. Ehk siis tegelikult see sama viimane rida, easy, alpha, 0, this, icon S korda scale F ja icon S. Mida see siis õigupoolest tähendab? Tegelikult see easy või linear, see esimene sõna tähendab seda, et kuidas see hakkab pop-upima, kas ta on lineaarne, nii nagu nende keyframe'idega või nagu easy, ehk siis alguses on aeglasem, kiirem ja siis jälle sujuvamaks läheb. Järgmine on sisuliselt see, mis arvutab selle vahemaa. Me peame aru saama, et selle noole ja ikooni vahel eksisteerib mingisugune vahemaa ja see vahemaa sõltub nendest anchor pointidest, et kui anchor point on siin ja siin, ja siis mida lähemale me läheme, seda võrd see distants ka väheneb. Nii, ja see alfa ongi see, mis arvutab. Ma hiljem seletan, mis kood on selle muutuja taga. Ehk siis järgmist 2 parameetrit võib tõlgendada järgmisena. Ehk siis tegelikult see on lõpp ja see on algus. Lõpp, algus. Et kui nende vahemaa on 0, see saavutab oma maksimumi suuruse. Ja kui see on alles algus, kus see hakkab see suuremaks tegema, siis see on vastava suurusega. Ehk siis alguses on näiteks 100% ja see on näiteks 300, ehk siis umbes nii kaugel. Ja kui see jõuab näiteks 0 juurde, siis see on icon S korda 2 näiteks, ehk siis oma esialgsest suurusest. Et kui me selle viimase rea kohta saime loogikale pihta, siis nüüd võib liikuda edasi. Ja nüüd hakkame siis läbi purema, mis need alfa, mis on icon S, mis on scale F ja nii edasi. On vaja kõigepealt määrata muutujad, ehk sisuliselt icon B. Me peaksime aru saama selle asukoha. Ja selleks me anname talle muutuja, kirjutame võrdusmärk ja transform position. Ehk siis tegelikult see väikene koodiriba lähtub nendele numbritele. See tähendab seda, et ta võtab selle metadata või need andmed siit. Et on võimalik ka kirjutada seda ka lühemalt, võib kirjutada lihtsalt position. Sellest midagi ei juhtu. Et kui me võtame transform rubriigi lahti, siis anchor, position, scale, rotation ja opacity, ehk siis nende parameetritega on võimalik kirjutada nii lühikest koodi kui ka pikka. Ehk siis pikk kood peaks välja nägema umbes niimoodi. Lühikest koodi me saame kirjutada ainult siis, kui me oleme enda layeri sees ega ei lähe sellest väljaspoole. Me võime lähtuda nende andmetele, selle metadatale, kas lihtsalt position või siis transform position, või siis me võime kirjutada selle pika koodi. Ehk siis see JavaScript After Effectsis on üsnagi paindlik. Järgmine asi on see, et meil on olemas muutuja. Sisuliselt mida see tähendab? Et me võiksime tegelikult ju kirjutada selle pika koodi ka edasi. Tunduvalt lihtsam on anda talle lühem ja kergem
nimi ja siis juba sellega edasi mängida. Nii, ehk siis icon P võrdub transform position. Tegelikult see JavaScriptis üks võrdusmärk tähendab kuuluvust, et kui me tahaksime võrdub, siis me peaksime topelt võrdusmärki panema. Nii. Icon P-le kuulub transform position ja need andmed võetakse siit. Järgmine, laseme selle ühe koodirea mööda ja siis järgmine on siis arrow P. Ja kuna me peame aru saama, kus on see noole asukoht ja nüüd tuleb see tähtis osa. Kuna me nüüd lähtume metadatale, mis on väljaspool juba seda layerit, siis me peame kahjuks kirjutama pikka koodi. Ja siin on ka näha, et arrow P-le kuulub seesama koodi riba, mis lähtub sellele positionile. Nii, ja kui me natukene tõlgendame lahti, millest see kood koosneb, siis siin on this comp ehk siis seesama composition. Järgmine on punkt ja see tähendab üks aste allapoole. Layeril on nimi ja siis edasi, kui me läheme juba layeri sisse, on olemas rubriik transform ja transformi rubriigis on position. Ehk siis iga kord, kui me tahame astet allapoole minna, siis me peame kasutama punkti. Ja väga oluline JavaScriptis on ka see, et kui me lõpetame koodirea, siis me kirjutame ka semikooloni. Nüüd meil on 2 koodirida teada. Selle ikooni asukoht ja noole asukoht. Ja lisaks sellele ma tegin adjustment layeri, kus on 2 slider controllerid. Slider controllerid te saate effects ja presetis, lihtsalt lohistate siia või siis layeri peale, embo kumba. Ja ma nimetasin neid ümber scale factoriks ja distance. Ehk siis peab aru saama seda, et mis distantsi pealt ta hakkab oma suurust muutma. Ja scale factor on kui palju, et oletame, võtan sellest arrowist kinni, 50 pikslit on umbes nii palju. Kui see vahemaa on muutunud nii väikseks, et see on 0 pikslit, siis ta korrutab seda suurust 1,5 korda. Et me oleme jõudnud sinna maani, et me peame aru saama, mis suurust ta võtab. Et icon S-ile kuulub transform scale, ehk siis see sama scale, mis on selle layeri sees. See on siis tema defaulti, ehk siis esialgne suurus. Et kui me võtame scale'i lahti ja viime selle arrow eemale, siis me näeme, et selle default suurus on 150. Aga kui me viime suht lähedale, siis ta jõuab scale'ini, mis on umbes 217. Nii. Järgmine on siis scale factor ja selle koodirea kirjutame täpselt samamoodi. Vahepeal on mõistlik mitte ise kirjutada seda koodirida, vaid me teeme selle lahti ja paneme siin lukku, et kui me vajutame teise layeri peale ja siin kustutame selle ära, meil on võimalik spiraaliga tõmmata siia selle slideri nime peale. Nii, ja kui me vajutame tühja koha peale, siis kõik peaks töötama, nii nagu enne oli. Nii, ja distance on täpselt samamoodi. Me võime selle rea ära kustutada ja täpselt samamoodi selle kas siit või siit tõmmata. Nii, korras. Et siin olge ettevaatlikult, et mis spiraalit te kasutate. Kas see on siis expressioni spiraal või siis parent linki spiraal või hoopiski selle track mat. Nii, liigume edasi. Distance meil on tehtud, siis alfa. Sisuliselt see on samamoodi jälle muutuja. Ma natukene selgitan, millest see kood koosneb. Selle sees, ehk siis kõige tähtsam kood on length. Ehk siis see on üks kood.
Sisuliselt, mida see teeb? See arvutab vahemaa, ehk siis sul on noole asukoht ja on icon B asukoht, ehk siis selle Finderi. Ja sisuliselt, kui ta arvutab selle vahemaa, siis kahjuks ta teeb selle komakohaga ja see komakoht võib koosneda 10-15 numbrist. Et seda komakohta ei oleks, siis pannakse see sama kood veel teise koodi sisse, ehk siis see on nii-öelda ümardaja ja ta ümardab kuni komakohani. Et ma hiljem natukene näitan, kuidas ta seda teeb. Nii. Ja nüüd kõik edasi on üsnagi lihtne. Me kasutame easy või linear, siis alfa, mis on oluline see, et ta arvutab selle vahemaa ja 0 ja dis on nii-öelda meil hetkel määratud 50. Siis on olemas lõppversioon icon S korda scale F, scale factor ja default on meil nii-öelda see 150, mis oli ja see peaks olema siis 150 korda 1,5. Algul peab süvenema, et kuhu sa mida ühendad. Kui see kood on valmis, siis lähete scale nii-öelda parameetri peale, paneme hiireklikk, copy expression only, selekteerite kõik nende ülejäänud ikoonid ja Ctrl F ja siis ta ise teab, kuhu selle expressioni panna. Ja teie koduseks ülesandeks jääb lisaks pop-upile panna kõik need ikoonid ka rotate'ima. Lisaks sellele, mida me tegime, ma selgitan, kuidas length kui koodina töötab. Selleks mul on tehtud siin 2 nii-öelda tekstilayerid. Nii. Üks näitab nii-öelda noole asukohta ja teine nii-öelda tekst näitab noole ja Finderi vahemaa. Et kui ma lähen arvuvi layeri peale, vastavalt sellele, kas ma viin selle noole kaugemale või lähemale, siis muutub nii-öelda selle vahemaa suurus. Et kui täpselt nii-öelda viia need anchor pointid kokku, siis on 0. Ja see arrow position, see näitab tegelikult selle noole asukoha. Kui me viime nii-öelda ta siia tippu, siis ta peaks peaaegu muutuma 0-ks. Nii. Vot. Et see nii-öelda arrowi position algab alati siit ülevalt. Ja kui me vaatame selle nii-öelda lähtekoodi, vajutades shortcuti EE, siis me näeme, kuidas nii-öelda see kood välja näeb. Ja siin on täpselt samamoodi. Et kui me võtame selle positioni, siis siin on olemas nii-öelda see, ehk siis see kood on pandud source teksti alla. Ja siin on näha, et siin on välja kirjutatud pikk kood. On andnud talle muutu arrow B, discomp.layer ja nii edasi. Kui me tahame, et selle koodi reas oleks näha nii-öelda tekst, siis me paneme ühekordsete jutumärkidesse selle teksti, siis lisame plussi. Järgmine on nii-öelda see ümardaja. Ümardaja sees on nii-öelda see muutuja ja muutujal on nii-öelda number, mis viitab sellele, et kas on X või Y. Kandilistes sulgudes nii-öelda 0 on X ja 1 on Y. Ehk siis pluss on selle koodi reas see, kes paneb nagu neid kõiki andmeid kokku. Ja siin selles koodi reas me peaksime kustutama tegelikult mõningad read ära. Me võime kustutada selle ära ja me võime kustutada selle rea ära. Ja siis täpselt samamoodi ka selle. Ja siis jätame ainult need read, mis on seotud selle lengthi koodiga. Nii, vajutame siia peale, kõik jääb samaks. Kui me tahame mingisuguse kommentaari jätta rea lõppu, siis me paneme 2 kaldkriipsu ja siin on näha, et siin on jäetud kommentaar ja see töötab XY-ga. Nii, meil on icon B, seejärel nii-öelda arrow B, ehk siis ikooni asukoht, noole asukoht ja
ta lahutab selle maha, ehk siis arv pi miinus icon pi ja siis me saame teada selle vahemaa ja see vahemaa tekib tavaliselt nii-öelda komakohaga, et ma võin praegu selle kopeerida mällu ja kustutan ära selle. Ja me näeme, et see matter round umardas selle nii-öelda komakoha. Tegelikult siin on see punkt, mitte komakoht. Nii, panen selle tagasi. Ja nüüd on nagu normaalsem number. Kui see on tehtud, siis saadate kogu selle projekti koos lähtematerjaliga Teamsi ülesande alla. Te võite seda panna kas lahtisena või siis algul OneDrive'i ja saadate mulle selle OneDrive'i lingi Teamsi ülesande alla. Aitäh vaatamast!